Sõda Iraani ümber on saanud uue jõu ja surve sümboli. Ja sel esmaspäeval, 20. aprillil 2026 ei olnud tähelepanu keskmes enam ainult laevad, raketid ja blokaad. Pinjete keskmes on nüüd kahtlus, et Ameerika Ühendriigid on piirkonnas käivitanud nii salajase süsteemi, et seda pole isegi ametlikult tunnistatud. RQ-180 droon vargtehnoloogiaga luureplatvorm, mis avalikus dokumendis praktiliselt ei eksisteeri. See on juhtumi keskne joon, mis on viimastel nädalatel jõudu kogunud. Mis juhtus? 18. märtsil näitasid Larissas, Kreekas tehtud pildid lendtiip-tüüpi lennukit, mis maandus kohalikus baasis. Uudis ilmus esimesena Kreeka portaalis On Larissa, mis nimetas lennukit B-22. Kuid lennuki kuju, telik ja nähtavad detailid panid spetsialiseerunud analüütikud viitama hoopis teisele mudelile. See meenutas palju rohkem salapärast RQ-180 või selle otsest edasiarendust. Kes on selle keskmes? Ameerika Ühendriikide õhujõud, Northrop Grumman, kaitseanalüütikud ja taustal Iraan, mis on potentsiaalne sihtmärk palju põhjalikumale jälgimisele kui seni räägitud. Otsustav detail on see, et Larissa on juba punkt, mida Ameerika väed kasutavad, sealhulgas MKINOV-i ja Reaperi operatsioonideks. See muutis selle huvitava pildi millekski palju tõsisemaks. Konkreetne märk sellest, et ülimalt tundlikku sõjalist ressurssi võidi paigutada ettepoole, piisavalt lähedale, et toetada konfliktiga seotud missioone. Ja kuidas Washington reageeris? Vaikusega. Siiani pole Ameerika ametivõimud lennuki kohalolekut ametlikult kinnitanud ega selgitanud. Just selles punktis. Entra a pergunta mais importante. Kuidas see droon sellesse konflikti sobituks? Vastus on lihtne. Iraan kujutab endiselt reaalset ohtu oma mobiilsete raketiheitjate, maa-aluste positsioonide ja võimega sihtmärke suurtele aladele hajutada. Ajakirja The Warzone poolt küsitletud ja analüüsitud eksperdid rõhutavad, et USA ja Iisraeli peamine probleem pole mitte ainult rünnata, vaid kiiresti tuvastada, kus asuvad raketiheitjad enne kui need tulistavad. See väljakutse kasvab, sest paljud sõidukid võivad välja näha nagu tavalised veoautod, vahetavad kiiresti asukohta ja tegutsevad isegi tugevdatud või maa-aluste rajatiste lähedal. Isegi pärast nädalaid kestnud rünnakuid märkis Associated Press, et Iraani sõjaline aparaat on endiselt suuteline tekitama piirkondlikku kaost ning poliitilist ja majanduslikku mõju. Mis oleks siis täpselt RQ-180 selles olukorras? Mitte pommitaja, vaid peaaegu nähtamatu silm. Viimased analüüsid näitavad, et Kreekas nähtud õhusõidukil on suured elektrooptilised avad kere all, mis võimaldavad jälgida maastikku ja horisonti laia nurga alt. Asjatundjate hinnangul võib see süsteem ühendada visuaalseid andureid, sünteetilise apertuuriga radarit ja maapinnal liikuvate sihtmärkide indikaatorradarit. Otseselt öeldes aitaks see leida liikumisi, jälgida liikumisteekondi, tuvastada mustreid, näha nii päeval kui öösel ning aidata eristada tõelist sihtmärki pettest. See on just selline võimekus, mis muudab sõja käiku, kus vaenlane sõltub liikuvusest ja üllatusest. Ja see saab veelgi selgemaks, kui vaadata missiooni ülesehitust. Tehniline analüüsi see näitab, et suurel kõrgusel lennates saab see platvorm teha kaugelt jälgimisringe, hoides pidevat katvust mingil alal, ilma et peaks ilmtingimata ilmselgelt ohu keskmesse sisenema. Sensorid suudavad samuti tuvastada raadiosignaale ja määrata nende allikad maapinnal. See tähendab, et selle asemel, et lihtsalt sihtmärki näha, suudab süsteem koostada kogu lahinguvälja pildi reaalajas ja edastada andmed neile, kes ründama hakkavad. Kokkuvõttes, kõigepealt ta leiab, siis jälgib ja seejärel toidab tuleahelat andmetega. Sellepärast see droon nii palju tähelepanu tõmbabki. Mitte sellepärast, et ta ise plahvatab, vaid sellepärast, et ta muudab teiste plahvatused palju täpsemaks. Kes on selle teemaga kauem kursis olnud, teab, et RQ-180 ei tekkinud tühja koha pealt. Ajakiri Aviation Week kirjutas juba 2013 aastal Northrop Grummaniga seotud suurest salajasest stealth luuresüsteemist. 2020 aastal avaldas sama väljaanne, et võimalik foto sellest lennukist oli ilmunud California kohal. Ja mainiti hüüdnimesid nagu Great White, Bat ja Chikaka.
Lisaks seostati seda sümbolit ühe luuresalgaga, mida peetakse selle struktuuri osaks. Teisisõnu, see lennuk ei ole nüüd välja mõeldud. Mis muutus, on see, et esimest korda näib see olevat palju nähtavamalt varjust välja tulnud just ajal, mil surve Iraanile nõuab äärmuslikku valvsust. See aitab vastata ka poliitilisele ja strateegilisele küsimusele. Miks? Kui Ameerika Ühendriigid tõesti panid selle ressursi Iraani sõjategevuspiirkonna lähedal tööle, on sõnum tõsine. Washington ei püüaks mitte ainult Teherani rünnakuga ja blokaadiga karistada. Nad püüaksid valitseda sõja nähtamatut välja, jälgida, ennustada, lämmatada ja vähendada Iraani riigi üllatusmomenti. See sobib praeguse olukorraga, kus Trumpi valitsus hoiab samal ajal sõjalist ja finantssurvet, samal ajal kui läbirääkimised on endiselt haprad ja uue eskalatsiooni oht püsib nii Hormusi kui kogu piirkonna kohal. Lõppkokkuvõttes võib selle loo kokku võtta nii. Ilmus võimalik tõend, et Ameerika Ühendriigid kasutavad väga kõrgetasemelist varjatud luureplatvormi. Seda juhivad Ameerika Ühendriikide sõjaline struktuur ja nende liitlased Iraani vastases kampaanias. See arutelu on täna, 20. aprillil 2026, elav ja otseselt seotud Iraani konfliktiga. Kuidas see toimiks? See toimuks täiustatud jälgimise, liikuvate sihtmärkide jälitamise ja rünnakutega integreerimise kaudu. Ja miks see nii oluline on? See on sellepärast, et Iraanil on endiselt säilinud reageerimisvõime. Ja kuna kaasaegne sõda ei sõltu ainult jõust, vaid sellest, kes esimesena märkab, kui see tõlgendus on õige, siis see, mis Iraani kohal lendas, polnud lihtsalt droon. See oli vaikne hoiatus, et sõda on jõudnud veelgi külmemasse, tehnilisemasse ja halastamatumasse etappi.